ehk siis on selline protsess nagu autofaagia. Autofaagia. Ja ehk siis, mis see autofaagia sõna tähendab? Peensõna tähendab siis seda, et meie enda rakud söövad või siis õigemini lagundavad iseenda kahjustunud osi. Nii üksikmolekuli kui terveid organelle. Ehk meie kehas on selline nii-öelda võime olemas. Ehk ta on rakkude uuenemise protsess mõnes mõttes. Ta on mõnes mõttes rakkude uuenemise protsess. Aga vananemisega sama need autofaagia protsessid jällegi aeglustuvad. Ehk kõik asjad nagu vananedes põhimõtteliselt lähevad meil kehvemaks. Ja ühest küljest jälle me ei saa sinna midagi teha, aga näiteks selle autofaagia protsessiga ka, kuidas sina saad oma keha toetada, on näiteks see, et sul on toidus piisav kogus aminohappeid, mis on siis seotud valkudega. Toidust me räägime täna natukene pikemalt ka pärast. Ja siis on leitud, et on olemas selline toidulisand nagu spermidiin või siis seda sama spermidiini sisaldavad nisuidud, sojaoad ja seened. Ehk ka see spermidiin siis seda autofaagia protsessi nii-öelda toetab. Jah, just. Samamoodi, mis ma ise olen kuulnud, on ju vahelduv paast, eks ole, selline toitumisstiil, et ka seal väidetavalt siis see nii-öelda paastuperiood aitab seda autofaagiat nii-öelda intensiivistada, et su kehal on nagu lihtsam siis tulla nende nii-öelda kahjustunud rakkudega toime.